Opa! Loaded. Full package. Siin on isegi midagi kasutatud kunagi. See on BMW, jah? Me oleme pikemat aega otsinud endale mingit sellist või veidi edevamat autot, mis samas oleks nagu selline youngtimeri lähedale siis või et temas oleks kunagi rohkem väärtust kui praegu. Ja seal saigi siis selle alguse, et me proovisime Oxenil seda S-klassi pakkuda. Nagu te nägite, ei läinud päris nii, nagu võiks minna, aga see on osa sellest kogu protsessist. Ja siis lõpuks me tegelikult ühe leidsime. Ja samamoodi, et tegelikult sai sinna vahele veel vaadatud igast erinevaid autosid. Vahepeal sai ühte Audi 100 vaadatud, siis mingeid selliseid üsna selliseid piiri peal autosid, et kas ta nagu väärtus hakkab üles minema või siis ei tõuse mitte kunagi. Lühidalt, siis nüüd me jõudsime BMW-ni. Ja see BMW on tegelikult täna siin samas maja ees. Et ma vist rohkem siin diivani peal nagu targemaks ei saa, aga minu pakkumine on, et lähme vaatame teda. Et eile öösel ta siis rekka pealt saabus ja täna on tegelikult esimene selline uudistamine. Auto on täiesti määrdunud, nagu ikka, kõik selline tavaline, aga lähme vaatame. Siin on nii palju BMW-sid, aga ei, tegelikult keskmine ta on, et ühesõnaga 7. seeria BMW. Selline tagasihoidlik 760i. Long kere ei ole, aga minu arust on kõik muu enam-vähem peal ja Saksamaal on sellel autol omanik olnud ka, kes on seda autot juba natukene tuuninud, et kaasa arvatud embleemiga. Ma tegelikult selle kohta väga palju ei tea, ma ütlen ausalt, aga see jäi Oxenil kohe silma ja siis ma guugeldasin ja siis ma tegin, aga nii ta käib, et ega Oxenil tegelikult on ikkagi põrsas kotis, et ega sa liiga palju ei näe. Nägime Oxenil paari väljakriimu. Tegelikult, kui praegu siin nagu hoolikalt vaadata, siis need väljad on kindlalt värvitud, et originaalis nad sellised ei ole. Natuke siuke tuhmunud ja siin on näha, et kobrutab nagu. Ma pakuks, et need on need alumiinium väljad tegelikult. Sellest ma ei saa aru. See tundub nagu nii ilusasti paigaldatud, aga minu arust selle ajastu autole, see on siis 2004 aasta 7. seeria BMW. Minu arust kas üldse tehti seda musta, ma ei ole kindel. Ja siis, mis veel? Need summuti otsad jäid silma. Hamann. Tuuning. Üldse. 300 kilovatisel V12 on ainult 2 summuti otsa. See on kriminaalne ela. Aga kiire tiir. Tegelikult ongi mingi selle ühe kriimu sealt leidsin. Muidu on kõik selline, et Marko päästab ära. Ja kindlasti ta saab. See on see väljaosa siin. Mina arvan, et see on hea vabandus, et niikuinii tuleb need väljad ära taastada. Et ülejäänud kere on nagu tegelikult nii viisakas, et ma ütleks, et nagu võit. Ja naljakas fakt siis Oxenilt on autosid ostetud tänaseks mingisugune võib-olla 50 tükki, siis see on üks kõige korralikumaid nagu puhtuse osas ja kõik muu. Et väga veider. Pop the hood, bro. Tšau! Pop the hood, jah. Oota. Ma veel õpin. Isegi sees on hea lõhn. Wow, ma leian igalt poolt mingeid asju, millest mul pole halli aimu ka, mis asjad nad on. Loodan, et nüüd piinlik olukord ei ole. Näe. No jah, võib-olla peab 2 korda tegema.
samas siis ei oleks ju seda junni, kui peab. Ta on nagu kuskil viimase sellega kinni. Oh. So good. Kujutad ette, isegi kapoti alune on puhas nagu, väga veider. Isegi õlivahetus on kirjas. Oi, see on 2015 aastal. Hiljuti olnud. Webasto. Kus Webasto pult on nagu... Igatahes, kui ma seda nagu lisavarustuse nimekirja vaatasin sellel autol, siis oli veits see tunne, et mul ei ole kunagi nii palju lisavarustust autol olnud. Samal ajal on see 2004 aasta auto. Võib-olla nagu mõne jaoks loomulik, aga täiesti roostevaba auto. Et suurim rooste, mis ma praegu nagu leidsin, on naljaga pooleks, on mingi kruvi ots. Et selles mõttes mulle nagu väga jätkuvalt meeldib Saksamaalt autosid tellida. Et ja noh, nii ta läheb, et see Merso oli ju tegelikult Itaaliast, et siis vahepeal peab lihtsalt natuke kauem ootama ja lõpuks tulebki parem auto. Vaata, see vist hoiab seda kinni äkki või? Siin on keegi varem ka jauranud. Pann tööle või? Start your Lambo, jah. Jahutusega iste hakkas kohe tööle ja nagu nii hea, parim auto. Mina enda 6. seeria BMW-ga enam sõita ringi ei taha, ma sõidan nüüd sellega. Siis kui see... Mitu vetkautu sa sisse paned? Siia tuleb palju. Aga siin on nagu niimoodi tehnikat, et nagu reaalselt külm higi tuleb sellest mõttest juba. Näe, uuendatud 2018 aasta Europ. Unreal. Vaatana, kas see on nagu stokis selline või mis asjad need on? Mingi DVB Link Intelligence Solution. Mina arvan, et siin kõik ei ole originaal, mis siin sees on. Aga loodan, et mõned targemad kommentaariumis annavad endast märku. Siin on lihtsalt kaitsmed, on ju. Miks üks kaitse niimoodi pandud on? Tundub nagu jagatud midagi ei ole või? Kiliswitch, jah. Mis see? Kiliswitch. Jah. Okei, mis siin veel on? See on tungraud siin. No jah. Siuke olukord nagu oleks enne olnud, et käisid videos. Nii. Oligi? Jah. Isegi kõik on nagu nii vahva. Näe, see on siis see velg, millega see auto tuli. Kurat. See ei meeldi. Sulle meeldib või? Ei. Oi, 2004 aasta dot. Ehk siis... Pole hullu. See on uus rehv. Selles mõttes, see ei ole kunagi siit välja lihtsalt tulnud. Aga jah, tõsi, endal rehviga midagi juhtuks, siis vist oleks ka, et kuulge, send help, et mina ei hakka sellega jaurama. Kui see siin nii kenasti on olnud pea 25 aastat, siis kes olen mina, et seda nagu siit välja võtta? Mis sa tegid siis, kui see rehv sinna pandi? Nii, mine istu nüüd taha istmele. Hakkame avastama seda autot. Vabandust, härra. Siin on juba esimesed väiksed tagasilöögid ka. Vaata, see on nagu
kahepoolse teibiga pandud kinni. Peabki nii olema. Aga lood on sellised, et väike jahutus, väike soojendus. Wow, täitsa kuulda on, kuidas see undab. Mis... Aga kas see on see nii-öelda suusaboks või? Poekott või? Suusaboks, jah. Nii. No ütleme nii, et natuke tahab Marko armastust võib-olla. Kardinad on loomulikult elektrilised, enne. See oli tagumine hoopis. Lagi on kõik Alcantara, nagu saaks selle videosse edasi anda, mis see materjal tundub. See tundub parem kui tänapäeva autod üleüldiselt nagu. Nice leegruum. Ja, no praegu on vist see iste millega pärast vist täitsa kokku pakitud ka. Aga nagu jah, siin on väike kriim. See auto on nagu solid. Ma arvan, et see on asi, mille teeb mingi naha inimene. Meil on täpselt need kontaktid olemas. Teeb nagu ilusasti veel renoveerib ära, et siin ei pea nagu hullu panema. Okei, see käib ka veel ära. Siin on topsihoidjad ka. Ja need töötavad pärast nii pikka aega. Mitu nuppu siin autos on? Ja need loeme pärast eraldi kokku. Aga nagu käsi südamel siis mul ei ole ammu nii mugava autos olla olnud ja ma sõidan päris mugava autoga. Isegi päike ei sega. Ülivinge. Mootor ka veel töötab. Peaks igaks juhuks seda temperatuuri vaatama, et... Täiega vaikne oli sõita nagu. Sa sõitsid, jah? Soft close'id, igast mingid jutud, noh. Lähme istume ette ka. Tule vaata, selles mõttes, et üli nice ikka. Põmaki. Kas selle kapoti ka vist kinni panema või? Saame kohe pärast väikse tiiruga teha. Minu arust on jumala viisakas hääl nagu. Paneme mingi sendi ka siia peale või? Mina ütleks, et see püsib siin. See nagu ei värise absoluutselt. Nice. Siin on eraldi mingid ventilatsiooni nii-öelda otsad, mis siis lähevad kuidagi ukse sisse ja ilmselt siit. See lõpuks tuleb taha istmele hoopis. Ja need siin, et kui sa vaatad sinna, siis need tulevad nagu läbi ukse. Pakuvad sulle jahedat õhku. Muideks mulle tundub, et isegi AC töötab. Sul on iste jahe, enne? Jaa. Elektriline iste on niimoodi, et vajutad seda nuppu, mis sa tahad liigutada ja siis sul on mingi rullik siin ees, millega sa nagu omakorda regullid, et kas ette või taha. Ja siis see rullik on veel niimoodi, et see on ette ja taha. Nüüd on vist liiga palju ruumi võetud, on ju? Ei okka. Praegu on nice. Okei, nii. Ühesõnaga, iste töötas natuke seiklust. Juhi istmel on natuke kulumist seal, aga kuidagi nagu eeldad seda nii vanalt autolt. Siis kui sisse tuled, siis on need embleemid, kus on V12 ja tuli põleb. Siit on millega pärast seda plastikul mingit sellist kummjat materjali maha tulnud. Sellise asja tahaks korda teha. Teisel pool on ka natukene. OBD port on ägedasti see kriimustatud huvitav, mis sellega küll tehtud on. Numbrid ka või? Parklas siin praegu, ma arvan. Nii, okei, jõudsime ette. Ma tulen diiselautost ja see auto on nagu nii vaikne. Mitte mingit värinat, mitte midagi. Siuke tunne on nagu diiselautol oleks see start-stop süsteem tööle läinud ja auto on välja lihtsalt. Nii. Helistada tahad kellelegi, härra või?
Siin on mingi jõhkralt, mul on nagu tunne, et eelmine omanik on mingeid juppe andnud, et kuule, see on läbi, et näe, vaata, siin on sul uus aku sellele telefonile äkki või? Mul oli hoopis istmisandus sees. Vist on mõlemad sees? Jah. Samal ajal jahutab ja kummaldab. Mõnus jah. Ma vajutasin kõiki nuppe. Nii, plaate on siin oma jagu. Tagaluugi saad siit avada. Raudselt keegi ütleb, et kuule, lõpeta ära, miks sa seda käsitsi liigutsid, et... Ma alles õpin. Parem valgus. Nagu kabrioga sõidaks. Oi, tuled on nagu kollased. 2004 aastal. Nice. 20 aastat tagasi oli tehtud mees. Vaata, sul on siin ka oma see. Mis see on, peegel? Jaa. Muidugi. Peegli peal on Northeast. Okei. Järgmine pult. Huvitav, kas see on nagu selle jaoks või? Ei saa olla, jah? Ma ei tea. Reaalselt sain pulli endale, aga ma ei tea, mida see pult teeb. Ma ei tea, see ei ole 2004 aasta pult. SIM-kaardid ja siis telefonipesa nagu. Kuidagi pakuks, et see on sellele samale telefonile siin. See hakkas sisse lülitama veel. Unreal. Nägid või? Täitsa ulme ikka. Ma ei tea, kuhu selle tehnoloogiaga minna. Mis see on? Okei. Kas see on mingi PIN-kood enne, kui auto üldse sõitma hakkab või? Proovime mingi väikse tiiruga teha või? Rool on päris raske. Peeglid on nii väiksed. Appi auto tuleb. Ma oskan tagurdada ka. Kaameraid polegi. 2004 aastal võiks juba olla kaamerad, ei või? Anturid ise lihtsalt tundlik. Kuule, päris suur auto on. Vau. Siuke hõljamise tunne on. Eks ta õhu peal ilmselt ole. Tundub, et jaksu on ausalt öeldes. Okei, me peame ikka need proovnumbrimärgid külge saama sellele autole. Parklas jääb veits väheks. Iste jahutab nii meeldivalt. Minu arust kõikidel autodel võiks ventist olla. Inimesed millega pärast vaatavad. Autol on topeltklaasid ja siis üleüldiselt nagu see auto täiega popib. Kõik nagu millega pärast vaatavad, kuigi see on tegelikult ju üsna vana BMW. Hääl on ülimeeldiv. Nice. Ja natuke tossu tuli. Käiguvahetus oli jõhkralt 2004 aasta. Nagu ülipikk delay oli esimesest käigust teise käiguni. Aga ma arvan, et see auto tahab natukene nagu rahulikumat sisse sõitu, et tegelikult ei ole plaanis nagu kohe hullult trashida seda autot. Aga minek oli muidu alles, nagu päris kuri oli. Ma arvan, et edasi minnes oleks isegi päris suured ood sisse tulnud. Aga ma arvan, et praegu lähmegi sinna lao juurde ja paneme proovid külge ja vaatame edasi. Peegel on ka jah, kollane. Täiega on selline tunne, et tahaks uut peeglit, et ta kollane ei oleks.
Päris huvitavad emotsioonid, et esiteks ma olen kindlasti oma nagu auto ostmise ajaloos näinud autot, mis on võib-olla 15 aastat uuem ja halvemas konditsioonis kui see auto. Et see on niisugune nagu esimene, et pildi peal tundus ilus, aga nüüd näed nagu päriselt ja päriselt on äge ja ilus ja mingeid lisatulukesi ei ole siin hetkeseisuga veel. Ja üleüldiselt on näha, et seda autot on armastatud. Mingisugused kulumisasjad, need vaatame neile vaikselt peale, eriti need nagu plastikud, istmel naha mingid kohad. Ja muus osas ju tegelikult me teeme oma autot ja asja, et teeme ühe poleerimise, keraamika ja siis mõtleme nende velgede peale. Aga selle ma saan küll ära öelda, et see auto on see auto, mis nagu jääb kauemaks, et see ei ole nagu müügi eesmärgil toodud auto. Ja jah, võib-olla video alguses, et miks just see auto, siis kogu selle paketi pärast jälle lisaks sellel autol on tõestatud 157 000 kilomeetrit läbisõit. Et arvestades, et tegu on 2004 aasta luksusautoga, just sellest vaatevinklist, et keegi on selle auto eest kunagi maksnud nagu täiesti kosmilist hinda. See on ikkagi kasutamiseks ostetud ja kõik muu, siis oi-oi. Kõik on hästi. Siis minu meelest on see nagu ülihea pakett, et sest täpselt need inimesed, kes ostavad selle auto, see on nii-öelda kõige kangem, latest and greatest 2004 aastal, siis nad ostavad selle tarbimiseks ja reeglina nagu see läbisõit saavutatakse 3, 4, 5 aastaga tegelikult. Ja sellel autol on siis pea 25 aastat ja on see läbisõit püsinud. See on tõestatud nii BMW hooldusajaloo väljavõttega kui ka kaarvertikaliga, ehk siis see ei olnud nagu lihtsalt ehku peale ostmine. Tegelikult siin ongi, et sellise tutvustuse võib-olla lõpetaks, aga teistpidi siis küsiks teie nii-öelda lisamõtteid, et mida teie teeksite selle autoga, eriti kui on plaanis see auto nagu jätta nii-öelda oma parimasse seisu, siis mis te teeksite? Vahetaksite kõik vedelikud või mis soovitusi te lisaks annate? Ja loodan, et teile meeldib, et ma saan täiesti aru, et nii-öelda tulles või vaadates eelmist kere sellest samast 7. BMW-st, siis see on rohkem nii-öelda klassik tänaseks ja võib-olla nagu rohkem tahetud, aga nii-öelda meie hinnapiir sättis siis meid sinna kohta, et E65 oli nagu realistlik. Nüüd on põhiküsimus, kas siin ka midagi on? See määrabki eelmise omaniku korrektsuse. Opa! Loaded. Full package. Siin on isegi midagi kasutatud kunagi. See on BMW, jah? Oh boy! Väga uhke. Aga sellega tõmbaks selle video kokku. Andke meile märku, mis me selle autoga siis ära teeme või mida me kindlasti jälgima peaksime. Ja vaatame järgmisi videosid jooksvad. Kindlasti tahaks näidata pärast seda, kui auto on marka juurest läbi käinud, et teeme ühe väga korraliku detailingu sellele autole. Mõtleme veel kileosa ka, et autot kaitsta, aga keraamika 100%. Tšau, järgmise videoni. See oli su taim. Ma arvan, et see on ok. Nüüd pead kinni panema.